Lugupeetud Mosaikkogodus, õnnistatud pühapäeva. Räägime tänases videoütluses sellisest asjast nagu rahaarmastus. Selline kiusatus, selline lõks, kui nii võib öelda, mis on mind kiusanud, mis on mind minevikus lõksu tõmmanud, lõksus hoidnud ja mis endiselt tahab vahepeal kiusata. Räägime siis sellest lähemalt. Ma sain hiljuti kristlaseks, mõned aastad tagasi. Kui ma sain kristlaseks, siis paralleelselt samal ajal oli mul ka eesmärk, kasutades ettevõtlust, saavutada finantsvabadus. Ma tahtsin saada finantsvabaks, sest see tundus väga hea eesmärk, et omada sellises koguses investeeringuid, ettevõtlusel põhinevaid süsteeme, mis suudavad passiivset sissetulekut sellisel määral toota, et ei peaks enam tööl käima, ei peaks eurode peale mõtlema, ei peaks finantside pärast muretsema, sellepärast, et vabadus on finantsidest. Oleme vabad. Selline eesmärk oli mul. Ja seda eesmärki ma olin siis mõned aastad viljelenud ja selle suunas, sellise visiooni suunas olin töötamas. Siis tuli Jeesus ellu ja siis tundus, et Jeesus mingid probleemid võttis ära, aga mingid probleeme tõi juurde, nagu näiteks rahaga. Mitte ei juhtunud see, et järsku kõik raha ära kadus, vaid pigem kuidagi Jeesus hakkas sekkuma sellesse suhtesse, mis minul rahaga oli. Aga Jumal kõneleb meiega tihti läbi oma sõna ja loomulikult kristlaseks saades, siis igapäevaelu osaks. Loodetavasti mingil kujul on ka sõna lugemine, võiks olla, et Jumal saaks ka kõneleda meie südametesse läbi selle, mis tema sõnas kirjas on. Ja seda sama asja tegi ka sõna minuga igapäevaselt, kui ma proovisin vähemalt seda ka sõna lugemise rutiini hoida, siis paratamatult mingid kohad sõnas hakkasid ka minu südant nagu niimoodi natuke pressima, läbi katsuma ja läbi sellega Jumal hakkas siis ka minu ja raha vahelist suhet uurima. Aga vaatame siis räägime rahast, võtame piiblid ette, Markuse evangeelium, 10. peatükk, lähme klassikalise kirjakoha juurde, rikas noormees ja igavene elu. Ja tegelikult te võite esialgu ise lugeda 10. peatükk, alates 17. salm kuni 25. salm, 17-25 salmid, Markuse evangeelium 10. peatükk. Võite video nüüd pausile panna, lugege ära, siis räägime edasi. Nii, eeldatavalt olete ära lugenud. Rikas noormees ja igavene elu, noormees, kes siis jooksis Jeesuse juurde, ütles, et õpetaja, mis ma pean tegema, et ma saaksin igavese elu? Jumal, ma tahan igavest elu. Ja rikka noormehe enda sõnade järgi siis kõike muud ta käskudes oli pidanud. Ta oli moraalselt väga puhas mees enda sõnade järgi. Kõike ta on teinud. Ja Jeesus ütles, et üks asi puudub sul. Mine müü ära kõik, mis sul on ja anna vaestele. Jaga ära see materiaalsus, see raha, mis sul on. Et kui sõna rahaga kasutada, siis eks siin all nagu me ei mõtle ainult seda käibevahendit, mis sul kontol on ja mis sul sularahas kuskil on, vaid me võime materiaalsust laiemalt mõelda. Sinu kinnisvara, sinu erinevad põhivaravahendid lisaks sinu käibevarale, sinu investeeringud. Sul võib niimoodi olla, et sul konto on suht tühi ja sularaha sul ka väga pole, aga sul on räiged investeeringud ja sul on võib-olla kinnisvara palju ja käest muid asju. Me võime seda kõike iga antud juhul ka varade ja raha ja rahaarmastusest rääkides võime ka seda sinna alla. Materiaalsus, ütleme niimoodi siis. Varad. Mine müü ära kõik, mis sul on ja anna vaestele. Kõik varad anna ära. Jeesus ütles, sa oled rikas noormees, sul on palju maiset, sul on palju materiaalselt, sul on palju kinnisvara, sul on palju investeeringuid, sul on palju käibevara, sul on palju kontol raha, sul on palju sularaha. Mine müü ära kõik, mis sul on. Ja anna see raha, mis sul on käibevahenditega, mis sul on põhivaras, anna see lihtsalt kõik vaestel ära, sest ümber niikuinii alati leiame ka inimesi, kes materiaalselt on halvemas seisus, kus meie oleme. On see, mis Jeesus ütles selle rikkale noormehele.
noormees kurvastus nende sõnade peale, lahkus rõhutult. Noormees tundus, et jääb ära. Et see ei ole hea diil, sellepärast, et nagu nii palju on ehitatud juba ja nii palju on saavutatud. Ja et kui nüüd selle lihtsalt kõik pean ära andma, et ei ole hea diil. Ja selle peale Jeesus ütles, et kui raske on minna Jumala riiki, et hõlpsam on kaamelil minna läbi nõela silma kui rikkal Jumala riiki. Siit võib ju siis lugedes jääda ka mulje, et kas siis kristlase elu tähendab seda, et probleem on rahas, et kuidagi varasid on liiga palju. Ja kui varasid on liiga palju, et siis kui me näeme kedagi, kellel on hästi suur ilus võimas auto või suur maja ja sellises keegi elab häärpäris ja siis ta ütleb, et on kristlane samal ajal. Kas see siis on oma olemuselt probleem, et kas siis see inimene ei ole ometi Markuse evangeeliumit lugenud, et teada, et sul ei tohi palju varasid olla, muidu sa ei saa Jumala riiki, sest Jeesus ütleb, kui raske minna Jumala riiki ja kui sa oled maiselt rikas, siis sa ei saa minna Jumala riiki. Ja kui mina kristlasena, kes ma loen seda, ma tahan minna Jumala riiki, ma tahan Jumalaga oma elu elada, ma tahan Jumala õnnistuse all elada, ma tahan püha vaimu viljadega täidetult ringi käia oma elus, ma tahan elada armastuses, rõõmus ja rahus, see maine elu ei kesta niikuinii eriti kaua, see saab niimoodi mingi hetk läbi, me oleme nagu aur, üks hetk me oleme, teine hetk oleme läinud juba. Ma ei taha elada selle kui ma tahan elada Jumala nimel, ma tahan tema viljades ja tema rahus ja tema rõõmus elada, siis tundub, et seda kirja kohta lugedes, et kas probleem äkki siis ongi selles varas. Peaks siis kõik ära müüma. Mina peaks ka selle korteri tegelikult ära müüma, et siis on mul aare ju taevas ja lähen järgnen Jeesusele. Aga kui me nüüd mõtleme, et kas siis probleem on rahas endas, siis võime siia paralleelkoha võtta. On siis Luuka evangeelium, 19. peatükk. Jeesuse Sakkeus. Võtame paralleelkihase kohase kõrvale, et vaadata siis, mis probleem on siis tegelikult Jeesusel rahaga või võib-olla Jeesusel rahaga ei ole probleem, meil on siis rahaga mingi probleem, aga mis ta siis on? Et ühes kohas siis pidi kõik ära müüma ja siis vaestele andma ja siis on aare taevas. Aga nüüd teises kohas Jeesuse Sakkeus. Ja kui Jeesus jõudis Jeerikosse, läks ta sealt läbi ja vaata, sellele mees Sakkeus nimis oli tölnerite ülem ja ta oli rikas. Tal oli raha palju ja selle all me võime jälle mõelda kinnisvarad, majad, mis iganes tal oli palju, tal oli rohkem kui teistel järelikult. Muidu me ei ütle ju, siin ei ole muidu kirjas, et ja ta oli rikas, kui tal peab teistest paljudest inimestest rohkem midagi olema. Kui ta on täiesti tavaline keskmine inimene, hall mass, siis me ei kirjuta, et ta oli rikas. Sakkeus tal oli rohkem vara materiaalsus kui paljudel teistel tema ümber. Sakkeus püüdis näha saada, milline neist on Jeesus, aga see ei õnnestunud rahva hulga pärast, sest ta oli lühikest kasvu. Siis ta jooksis ettepoole ja ronis nooruspuu otsa, et teda näha, sest Jeesus pidi sealt kaudu minema. Ja kui Jeesus sinna paika jõudis, vaatas ta üles ja ütles temale, Sakkeus, tule kiiresti maha, sest täna ma pean jääma sinu kotta. Ja Sakkeus tuli kiiresti puu otsas maha ja võttis Jeesuse rõõmuga vastu. Halleluuja, tänu Jeesus, Jumal tuleb minu juurde. Ja ööseks jääma. Ja seda nähes nurises kõik, tema on patuse mehe juurde öömajale läinud. Sakkeus ütles aga issand ette astudes. Sakkeus astus issand ette, Jumal ette astus Sakkeus. Mida siis ütleb Sakkeus esimese asjana? Vaata issand. Poole oma varandusest annan ma vaestele ja kui ma olen kelleltki midagi välja pressinud, siis ma annan 4-kordselt tagasi. Väga huvitav. Sakkeus oleks võinud midagi muud öelda, aga Sakkeus otsustas issand ette astudes öelda, et ma olen rikas, aga poole oma varandusest annan ma vaestele ja kui ma olen kelleltki midagi välja pressinud, siis ma annan 4-kordselt tagasi. Okei. Jeesus ütles talle, täna on sellele kojale tulnud pääste, sest ka tema on Abrahami poeg, sest inimese poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. Kõik. Sakkeus, antud kirja koha järgi, oli endiselt rikas mees. Sakkeus pool oma varast andis ära, regulaarselt, pool oma sissetulekust näiteks. Pool oma varandusest annab vaestele. Aga endiselt on kirjas, ta ei müünud ära kõik oma vara, nagu Jeesus ütles rikkale noormehele, et mine müü ära kõik, mis sul on vaestele. Siis antud juhul Sakkeusel, isegi kui ta pool varast ära andis, siis ta oli ikka rikas mees. Vastasel juhul oleks kirjas, et ta rikas on, mis tähendab seda, et
mis iganes rikkus tal oli, kui ta väga suure osa andis vaestele, siis tal väga suur osa jäi endale veel alles. Ehk siis me võime eeldada, et näiteks tänapäeva standardi järgi ta endiselt väga uhke autoga võib-olla sõitis endiselt edasi. Tal võib-olla oli väga suur maja ja väga palju vara endiselt. Ta pool andis küll vaestele, aga ta võib-olla elas kuskil suht luksuses. Ja siin ei ole kirjas, et Jeesusest oleks talle öelnud, et Sakkeus, kulla mees, ma näen, et sa pool annad vaestele. Aga mine müü ära kõik, mis sul on ja anna vaestele ning sul on aare taevas ja tule järgne mulle. Jeesus ei öelnud seda. Jeesusel ei tundu siin olevat probleemi Sakkeuse ülejäänud kõrgete siis antud juhul varadega, mis teevad teda endiselt rikkaks, muidu ta ei oleks rikas. Nii et selle kirja koha põhjal võiks öelda, et siis probleem äkki ei olegi siis rahas endas. Probleem ei ole nendes autodes ja majades ja kõikides asjades, mis meil maa peal võib olla. Sest muidu, kui Jeesus tahaks olla tervikliku käitumisloogikaga, siis ta oleks võinud ka Sakkusele öelda, et kuule, kõik Jeesuse jüngrid on boheemlased, meil ei ole mingeid varasid, me lihtsalt kõik anname ära ja elame telkides kuskil ja möllame. Et see on kristlane, ta ei ütle seda, tal ei ole probleemi Sakkeuse rikkusega, kõik on fine. Mis tähendab seda, probleem pole rahas, probleem on siis milleski muus ja kui me lähme selle millegi muu juurde, siis võime otsa välja öelda, et mida näiteks Pauluse esimeses kirjas Timoteusele peatükk 6, salmid 9-10 ütlevad, et kes tahavad aga rikastuda, need langevad kiusatusse ja lõksu, paljudesse rumalaisse ja kahjulikesse himudesse, mis vajutavad inimesed sügavale hävingusse ja hukatusse. Jah, kõige kurja juur on raha armastus, sest raha ihaldades on mõnedki eksinud ära usust ja on ise endale valmistanud palju valu. Paulus ütles siis konkreetselt välja, et Paulus ütlesin, et kõige kurja juur on raha, sest raha kuidagi rikub kõik ära. Kõige kurja juur ei ole sinu maja, kõige kurja juur ei ole sinu auto, kõige kurja juur on raha armastus. Raha armastus on erinev asi rahast endast, mis tähendab seda, et kõige kurja juur ei ole see vara ise. Vara ise võib olla väga hea, väga vajalik. Me kõik vajame materiaalseid vahendeid, me kõik vajame neid võimalusi, mida Jumal meile annab. Me kõik vajame seda kõike. Aga siin räägitakse võib-olla isegi nagu mingis mõttes suhtest. See on suhe. Siin olen mina, siin on Siim, siin on raha. Ja minu ja raha vahel saab suhe olla. Ja potentsiaalselt räägitakse antud juhul siis sellest suhtest, mis minu ja raha vahel on. Ja milline see suhe on? See äkki ongi küsimus. See on äkki küsimus, miks Jeesus rikkale noormehele ütles, et mine müü ära kõik, mis sul on ja anna vaestele. Sul on aare taevas, nüüd tule järgne mulle. Sest äkki rikas noormees, siin on rikas noormees ja siin on raha. Raha, kui me äkki räägime isikust kui rahast. Lihtsalt materiaalsus on siin on rikas noormees, siis selle rikka noormehe suhe selle materiaalsusega võis selline olla, et Jumal ütleski, et sa pead kõik ära andma, et vabaks saada sellest suhtest, mis sul on, sest see suhe, mis sinu ja raha vahel on nii võimas ja läbi põimunud, et sul on lihtsalt Jumala riiki nii raske saada, kui sa oled nagu nii kammitsetud selle maise poolt. Ja Sakkeuse näide nüüd, et pool andis ära, ikka rikas mees, ikka suur auto, ikka on võimas maja, ikka saunad ja värgid ja kõik asjad ühesõnaga. Reisib ja möllab ja kõik asjad ja kontod on täis raha ja pool annab küll ära, aga ikka on niisugune normaalne värk kõik. Vabandust, mitte normaalne värk, keskmisest väga erinev. Aga Jumalal ei olnud antud juhul probleemi sellega, et Sakkeus sa pead kõik ära andma. Järelikult Sakkeus oli suhe äkki teistsugune. Siin oli Sakkeuse varad, siin oli Sakkeus ja siis Sakkeuse varade vahel oli äkki hoopis teine suhe, kui oli rikkal noormehel ja materiaalsusel. Ja sellepärast Jumal ei näinud ka selles antud probleemi. Nii et raha armastus on suhe rahaga ja see on teatud kujul siis suhe, mis nagu Paulus ütleb, et see on nagu selline soov, see on sõna otseses armastus, sa armastad seda, sul meeldib raha, sul meeldib rikkus, sa tahad rikastuda, sa tahad veel rikkamaks saada. Ja
rahaarmastus võib-olla igaks juhuks ka mainin ära, et rahaarmastus tihti meil kultuuris on kerge mõelda, et kui keegi on väga, ütleme siis, kui keegi väga armastab varasid ja on selline, siis tihti alati seda omistatakse inimestele, kellel on palju vara, aga ei pruugi olla, sellepärast et inimesed, kellel on väga vähe raha, see võib rahaarmastus võib vähemalt sama intensiivne ka nendel inimestel olla. Ka selle inimene, kellel on vähe raha ja siin on raha, siis ta võib meeletult ihaleda rohkem raha. Tal on vähe seda, teistel ümberringi ja sotsiaalmeedias on palju raha. Tema tahab ka räigelt raha juurde saada. Ja ta tahab rikastuda, nagu Paulus ütleb. Ta raha ihaldades on mõnedki eksinud ära usust ja on ise endale valmistanud palju valu. Läbi selle, et ihaldab raha, ta ihaldab seda, ta suhe on selle suunas selline, et ma nii tahaksin seda, ma nii tahaksin rikastuda, ma nii tahaksin seda raha hästi palju, ma nii armastan seda raha, siis läbi selle toimub langemine kiusatusse ja lõksu, paljudesse rumalaisse ja kahjulikesse himudesse, mis vajutavad inimesed sügavale hävingusse ja hukatusse, mis on nagu katalüsaator teistele pattudele. Kui mõelda selle peale, siis me kõik suudame võib-olla välja mõelda mingeid erinevaid patte, mingeid kiusatusi, mida rahaarmastus eraldi aitab luua veel juurde, mida kadedus, klassika tegelikult. Vahet ei ole, kas sa oled rikas või sa oled vaene. Kui sa armastad, siin on raha, siin oled sina armastad seda isikut, kelleks on raha. Sa võid ise olla rikas või vaene, aga kui sa näed enda armastatut raha, see on sinu armuke. Ja sinu armuke, kellega sina armatsad, läheb kellegi kolmanda juurde. Sa näed, et keegi kolmas omab väga palju raha, kellegi läheb väga hästi kuskil. Sa oled armukade, nii et sa oled armukade, sest sinu armukele selle on väga suur suhe kellegi teisega, kellel on väga palju raha ja siis sa oled kade selle inimese peale, kadedus on klassika näiteks. Aga kõik muud, isegi võime mõelda, et kuidas rahaarmastus võib hävitada perekondi sellepärast, et töönarkomaania võtab inimese üle sellepärast, et nii palju on vaja ihaldada juurde seda materiaalsust ja seda on võimalik, rahaarmastust on võimalik maskeerida ja peita kõige üllamate eesmärkide nimel. Kallis, ütled oma naisele, et kallis, ma teen seda ju sinu nimel. Ma küll ei jõua sinuga suhelda, mu kallis naine, mu kallis abikaasa. Mul ei ole aega, sest ma olen surmväsinud. Ma teen 90 tunniseid töönädalaid. Aga ma teen seda kõike meie pere nimel. Mul lastega erilist suhet pole, mul ei ole aega. Ma lihtsalt teen seda ju kõike selleks, et meie perel oleks materiaalselt vabam elada, oleks seda hingamist ja vabadust oleks finantsiliselt. See on samasugune rumal ja kahjulik himu, mis vajutab inimesi sügavale hävingusse ja hukatusse, mis hävitab perekonnad tegelikult, sest lastel ei ole isa, vahet ei ole kas isa või ema või kes iganes on mingis perekonnas ühesõnaga. Kui ta on töönarkomaan, siis vahet pole, sellepärast et kui see töönarkomaania esile kutsujaks on rahaarmastus ja ihaldus saavutada rohkem ja rohkem materiaalsust koguda, siis see vajutab meid sügavale hävingusse ja hukatusse. Kui me siit edasi vaatame, me oleme selle probleemi mingis mõttes leidnud. Mattuse evangeelium 6. peatükk, salmid 19-21 ja eraldi veel 24. 19 salm. Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja roosteneid rikuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad. Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega roosteneid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murre ega varasta. Sest kus su aare on, seal on ka su süda. Keegi ei saa teenida kahte isandat ikka nii, et ta vihkab ühte ja armastab teist või et ta pooldab ühte ja põlgab teist. Teie ei saa teenida nii jumalat kui mammonat. Võib öelda mingis mõttes tegemist nagu armu kolmnurgaga potentsiaalselt. Siin on Siim, siin on raha, kes näiteks Siimule väga meeldib. Siim natuke võib-olla armastab raha. Ja siis tuleb Jeesus. Jeesus tuleb siia vahele. Ja Jeesus tahab seda armastust, see armastus, millega mina armastan seda isikut, kelleks on raha. Jeesus ütleb, et ei. Mina olen sinu Jumal. Mina armastan sind. Mina tahan sinuga suhet ja mina annan sulle kõik vajalikku. Usalda mind, armasta mind, lase lahti sellest rahast ja sul on aare taevas.
ja sa kogud endile aardeid taevasse, kus koiega roostenid ei riku ja kuhu vargad sisse ei mure ega varasta. Ja probleem ei ole selles maises, mis palju sul on asju. Jumal varustab. Korterid, asjad, sa ei pea neid kõik asju ilmlikult ära andma vastasel väärtad juhul, kui Jumal ütleb, et sa vahest midagi võiksid anda kellegile, aga siis sa teed seda rõõmsa südamega, sellepärast, et Jumal on see, kes ütleb seda. Ja selles on soe kindlus ja hea tunne on sees. Ja samal on usaldus Jumalale suhtes, et tema varustab. Roomlastele, Paulus kirjas roomlastele 6. peatükk 16. salm. Eks te tead, kelle kuulekusse teie end loovutate orjaks, kelle sõna te kuulate, selle orjad te olete, olgu patuorjad surmaks või kuulekuse orjad õiguseks. Ikka on nii, et keegi ei saa teenida kahte isandat, ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist või ta pooldab üht ja põlgab teist. Te ei saa teenida Jumalat kui mammonat. Siin on mammona, siin on Jumal, siin on Siim. Kelle kuulekusse mina end loovutan orjaks. Kelle sõna ma kuulan, selle ori ma olen. Ma võin olla rahaori, ma võin olla Jeesus Kristus ori. Ja läbi selle ma siis olen kas patuori surmaks või kuulekuse ori õiguseks. Ja see on minu vabatahteline valik. Ma saan valida neid suhteid oma elus. Siin ma lõpetan. See on esimene osa siis rahaarmastuse väiksest videoütlusest, 2 tükki on kokku. Ja me siit praegu rohkem edasi ei lähe. Lõpetame siis armu kolmnurga juures. Ja lähme arutellu. Räägime siis raha armastamisest ja Jumala armastamisest. Õnnistatud arutelu teile, väliskogukus.